Tere, armsad sõbrad, ja täna on siin Kivilis kinni püütud või kokku jooksnud siis kaks armsat venda, Janek ja Peeter. Tere. Tere. Ja Janek ja Peeter, Peetril on ka perekonnanimi ja Janekul on perekonnanimi. Kas Janek teab Peetri perekonnanime? Ei tea. Aga Peeter teab Janeku perekonnanime? Ma arvan, ma ei tea. Siis me tutvustame ka üksteisele, aga ka kõigile meie vaatajatele, et tegemist on Janek Puussepaga ja Peeter Ligega. Nii et tere tulemast saamaks tuttavaks siis. Aga me oleme siin teatud põhjustel, et ma arvan, et ei ole juhuseid, et täna see niimoodi on juhtunud selline seltskond. Et Peeter on, me tunneme Peetrit juba aastakümneid. Julged sa ka kinnitada seda? Jah. Et aga viimased aastad või kümned oled sa elanud mitte Eestis? Õige. Aga mitte on kümned. 15 aastat oleme elanud Rootsi siis kuningriigis või? Ameerikas nad kuidagi arvestavad niimoodi dekaad. On vist niimoodi dekaad, et siis oled 1,5 dekaadi. 1,5 dekaadi. Aga võib-olla räägid natuke lähemalt sellest. No ja tähendab, me oleme elanud Eestist eemal veel varem mõned aastad tagasi, 1995 kuni 97 me olime Piiblkoolis Kanadas, siis me olime 2 aastat järjest ära. Aga nüüd see viimane 15 aastat siis on olnud Rootsis ja see tee viis sinna erinevatel põhjustel, aga enamusest sellepärast, et meie poeg vajas koolis abiõpetajat ja need 15 aastat tagasi olid need küsimused nagu keerulisemad siin Eestis ja see oli põhipõhjus ja siis tuli igasuguseid muid põhjuseid sinna ümber. Enne seda ma olin Kilingi-Nõmmes pastor ja kuna meie poeg Philip-Paul vajas siis erivajadustega kooli, siis või õigemini eriabi siis koolis või siis lisaõpetajad või mis asi see on, abiõpetaja. Siis meil oli vaja lihtsalt kolida kuskile suuremasse linnas, siis Eesti mõistes Tartu või Tallinn, aga no ja siis kõik, see on nagu pikk lugu, et sellest seda kõike rääkima ja lahkama hakata ei ole mõtet, aga siis me nagu maandusime Rootsi. Janek, ma olen kuulnud, et sul on plaanid just mõneks ajaks minna Soomemaale. Võib-olla natuke räägid lähemalt sellest. Ka see vastab tõele. Pere mul elab juba Soomes, mina veel lähen augustis, aga me perega kolime hetkeks, nagu meil on plaan 9 aastaks kolida Soome. Meie elu on ka kuidagi natuke seotud nagu Peetriga niipidi, et on ka kool on see, mille pärast me Eestis korraks ära läheme. Mu abikaasa õpib Helsingis ülikoolis õenduse magistratuuris, mida Eestis õppida ei saa, palliatiivset ravi ja siis ta osaleb ühes uurimisrühmas, kus kohas ta peab tegema oma magistritöö Soomes ja siis me kolime 9 aastaks selle lõpuperioodiks kolime siis Soome ja tüdrukud lähevad meil siis Soome kooli ja meil on väike erinevus siis see, et minu abigas ongi soomlane. et selles suhtes ta on hetkel elanud 16 aastat juba Eestis, et nüüd on siis minul esimene aasta või siis ma loodan, et võib-olla ka viimane aasta siis nagu elad 1 aasta nagu Soomes. Mina lapsepõlves mäletan, meil oli naabritädi ja naabritädil poeg elas Austraalias. Ja aeg-ajalt tulid kirjad sealt Austraaliast, kus olid värvilised pildid sellistest teistmoodi majadest ja teistmoodi autodest ja mis ma paar korda elus olin näinud ka sellist väliseestlast, kellel olid siis suured kaelakee mummudega ja krempliinist mingid riided seljas. Et aga täna siis võiks öelda, te esindate väliseestlasi juba. Või te ei tunne ennast veel niimoodi? Mina veel ei tunne, aga võib-olla me oleme nagu diasporaa, jah. Me oleme siit ära kolinud, et sinna poole nagu läheb, et me
Soomes on juba väga suur Eesti kogukond. Linn, kuhu me kolime, see on väike linn, ta on Mändu Harju ja seal pastor, Nellipi pastor, tema abigas on juba eestlane. Et ja seal on paar tehast, kus tehakse suuri saekaatreid või saekaatreid, et siis seal on ka eestlaste konserv. Ühesõnaga eestlaste hulk on seal juba piisavalt, et kuuleb eesti keelt küll. Huvitav, kas sõnad konserv ja kontsert on kuidagi seotud omavahel? Aga see on kõrvaline küsimus, aga Peeter, kuidas sa tunned ennast väliseestlasena 1,5 dekaadi? Minu jaoks on üldse mõiste väliseestlane, alati kui räägitakse väliseestlastest, siis minu jaoks oli see eestlased, kes läksid pagulusse sõja eest või noh, näiteks need inimesed, kes täna on, ma ei tea siis, kas majanduslike või mingisuguste muude, noh, kas või meie peres oli, no see majanduskülg oli ka teine asi nagu, aga või koolivajadused või mingisugused, no ükskõik mis vajadustega need eestlased on siis siit Eestimaalt ära läinud. Ma ei tea, ma ei nimeta ennast väliseestlaseks, ma lihtsalt, ma ei tea, jah, nii nagu ma ütlesin, minu jaoks on väliseestlane midagi muud. Nii et sa ei tunne ennast väliseestlasena? Ei tunne. Mina ka ei tunne ennast väliseestlasena. Ma ikka tunnen, siseeestlane? Ma olen ikka täitsa eestlane ja ei tea, ei ole nagu kuidagi sellist tunnet, et ma kuidagi väljas olen. Võib-olla see Eesti, ma arvan ka võib-olla Rootsi, see meil see kodu lähedus on päris väike. Me saame kiiresti tulla, kui vaja. Meil oli ju selline lugu, et enne kui me Rootsi sattusime, siis me tegelikult mõtlesime emigreeruda, huvitav sõna, Kanadasse, kuna me olime seal olnud, inglise keel oli suus ja me alguses nagu plaanisimegi, me juba vaatasime, käisime Kanada saatkonnas ja otsisime võimalusi. Ja siis see Rootsi tuli nagu, meil olid Rootsis ka mõned tuttavad ja niiviisi ja tekkiski võib-olla see mõte lõpuks, et on ikkagi natukene lähemal kui Kanada, meie oma vanemad kõik veel elasid sellel ajal, kui me ära läksime ja noh, Kanada oleks jäänud ikka täiesti nagu ikka väga kaugele. Praegu on selline aeg, nagu tundub, et nagu on ühest küljest on nagu liikumisvabadust ja võimalusi, eks ole, ja ma mäletan 90 alguses üks mu sõber tuli mu juurde ankeetidega, ütles, et kuule täida ära, et lähme Ameerikasse ja tuleme 10 aasta pärast tagasi, lööme jalaga kõik uksed lahti siin. Et oleme Ameerika kodanikud. Ja mina ei omanud seda ilmutust, temal oli see ilmutus, ta läks aga uksed on siiamaani kõik ees, püsivad, et ta ei ole tagasi tulnud. Aga inimesed on liikumas, vaba aeg, vaba maa. Aga ma tean, et te olete mõlemad seotud ka vaimuliku tööga olnud ja siiamaani olete vaimuliku tööga. Et kas see võib-olla see side siis selline koguduslik nagu annab nagu mingi tugepunkti rohkem Eestimaaga või? Järgmiseks aastaks siis lubanud, et ma olen nagu turistpastor. Et ma tulen ja jutlustan ja siis ma olen ära, et nemad ise peavad koristama ja kõike tegema, et mina käin nagu turist. Kas see turistpastor saab ka turisteenet? Nad andsid täna väga häid selliseid nõukogu hõnguga liha ja kapsapirukaid ja kõike seda, need olid väga toitvad. Turistiheinet ei olnud. Kõik on ees alles, et siis. Ja vaimulik töö, ma mõtlen, me oleme kohtunud Rootsis ka seal oma lähedal mõne Eesti paariga või inimestega, kes siis ei ole kristliku taustaga ja see on täitsa huvitav on see, et selle Rootsi juurde me võib-olla veel tuleme, aga et alguses, kui sa lähed Rootsi, siis sa tunned sellist külalislahkust ja sellist hästi vastuvõtlikkust ja sükast, kõik on nagu hästi ilus. Kui sa jääd Rootsi elama, siis
see läheb nüüd eetrisse, aga see kõik kahjuks muutub. Ja siis kuna sa tahad öelda, et sa oled nii kaua teretulnud, kuni sa ei jää sinna. ja kui sa sinna jääd, siis vaata, et sa midagi ei ütle nende vastu või kohta või aga see nüüd läks küsimusest eemale. Ja miks ma seda rääkisin, oli see, et need mittekristlastest eestlased, keda me oleme näinud, nad on elanud võib-olla 10 või 12 aastat Rootsis ja neid ei ole külla kutsutud ühtegi Rootsi perre selle aja jooksul. Aga kas see nagu väga palju erineb ka nagu Eesti oludest, et kui ma kuulsin mõni aeg tagasi ühte lugu, kuidas Tallinna ühes koguduses oli keegi inimene aasta aega käinud teenistustel ja lõpuks keegi tuli ta juurde, küsis, et kuule, mis sun nimi on, et sa käid päris tihti siin. Et kas see ei ole nagu sarnane veidi? Jah, võib-olla. Ma olen mõelnud, et eestlaste kohta on öeldud, et me oleme sellised natukene... Ja oled kuulnud, et hästi tore rahvas ja kõik hästi rõõmsad ja ilus maa ja ilusad inimesed aga kui läheb asi isiklikumaks, siis me oleme sellised reserveeritud. Rootsi on ikka väga reserveeritud rahvas tegelikult. Kinnine selline mina ja minu maailm. No Soomes see küll niimoodi ei ole. Ei on. Ei või olla. Ma just olin S-Marketis ja mul S-Marketi see S-edukorti ei töötanud. 3 teenindajat, nad ei viitsinud minuga tegeleda, sest mul on selline Viro aktsenti. Eesti aktsent on siis nad, no ja oota nüüd ja siis nad lükkas edasi, kuna ma lõin käega, ma ütlesin, savi, pärast mu naine tuleb, räägib nendega, saan kaardi korda. Ega ma peaks ütlema, et eestlane ei ole ainult Eestimaal immigrant, et me oleme siin kodumaal, et ükskõik kuhu me siit välja lähme, kas me oleme immigrandid või turistid, et Eestimaa on eestlaste kodumaa, et meil ei tohiks luua sellist väärarusaama, et keegi avas üliootab meid ja tulge ja olge siin meie keskel. Mul on seda raske uskuda. Ma nagu lihtsalt räägiks oma kogemust, et kui minu Selberi kaart aegus, siis selle ma suutsin uuendada alles 4. katsel. Et sul oli 3 teenindajat, et see on nagu ilmne progress, et kui tahate veel midagi lisada selle. Pigem nagu see, et kui ma räägin nagu eesti aktsendiga soome keelt, siis näiteks läänesoomlased, need, kes räägivad rootsi keelt, nemad on siis nagu rannarootslased. Nemad ei viitsi üldse muga midagi rääkida, nemad lähevad kohe inglise keele peale üle. Mõned... Nad ei oskavad küll, aga nad ei viitsi muga rääkida, saad aru, et see on mingi puhas turist, et temaga ei tasu nagu läbi inglise keele peale, tal on nagu lihtsam. Aga see on sama asi, et ma ei ole ka eestlane, ma olen täiesti puhas virulane ja siis elades siin Virumaal, siis kui ma lähen kuhugi söögikohta ja tuleb siis kena või vähem kenam teenindaja ja hakkab muga tonkama siis eesti keelt, siis selleks, et ma saaks kätte selle, mida ma tellin, ma räägin taga vene keeles. Sest isegi kui ta noogutab ja ütleb ja siis lõpuks, kui see roog on saabunud, siis tuleb välja, et tema sai sellest nimetusest ühtemoodi aru ja mul oli teistsugune arusaamine. Ma lähen ka taga vene keele peale üle selleks, et saada kätte seda, mida ma tahan. Et võib-olla siis need rootslased me olemegi nagu virulased on nagu rootslastega sarnased seal Soomes või? No ehk kuidagi. Kohe tõstame nagu reitingut, et me oleme ka siis suur Skandinaavia rahvas, et võib-olla mõni viikigi paat jäi pidama siin rannas. No, mul on võib-olla ka liiga vähe kogemust Soomes, ma olen seal ainult 2 nädalat elanud, et kui ma olen sinul uuesti külas siin 2 kuu pärast või 6 kuu pärast, äkki mul on see arvamus nagu muutunud, aga samas ma tean ka neid juhtumeid, kus kohas minu abikaasa töötab praegu haiglas, tal on vene keelt, ta on siis ühesõnaga
Permist tulnud õed sinna. Mehed on tulnud keevitama, siis on abielud lõhki läinud, naised on võtnud siis nüüd Soome mehed. Nemad on maininud seal minu naisele, et nemad tunnevad ka ennast nagu väga üksikuna. Et kui need enda perering nagu suhtleb nendega, et väljaspoolt nagu soomlane sellist nagu slaavlast endale ei taha nagu eriti nagu kodustada. Mul on kohe tekkis nagu see tulukas ütles, et võib-olla oleks see koht nagu venekeelsele missionile. Jaa. Seda ma isegi olen mõelnud, et minu naine ütles ka kohe, et kuule, väga hea, et mu mees natuke tonkab vene keelt, et siis saame nagu seal nagu evangeeliumit nagu. Наверное, надо продолжать на русском нашу передачу. No можем быть, jah, aga siin on see, et ilma naljata tähendab nii palju kui seal on väga palju ukrainlasi. Meie asulas seal Mänduharjus on väga palju ukrainlasi ja väga palju venelasi, sest Vene piir on 100 kilomeetrit, Lappeenranna on väga lähedal, no seal on üldse väga palju venelasi. Et venekeelne mission Soomes on täiesti selline aktuaalne teema. Когда приедем? Ma arvan, et varsti ma sean asjad valmis ja siis saab tulla. Tänu Jumalale. No, et, aga Peeter, kui sa siis oled 1,5 dekaadi, eks ole, siis sa oled seal olnud ja kuidas sa nagu kirjeldaksid sellist Rootsi vaimulikku õhkkonda? Et millised tuuled seal siis puhuvad? On need olnud nagu see, mis sa oled oodanud või on see olnud kuidagi üllatused? No jah, see on see valus asi, millest ei taha võib-olla palju rääkida. No ühest küljest valust on ka kindlasti paremat fooni, aga kui me läksime Rootsi, siis me sattusime ka ühte Nelipühi kirikusse ja kuna me elasime seal Nelipühi kiriku teisel korrusel, no siis sa lähed ikka sinna sama kirikusse. Ja me sõbrad käisid ka seal. Ja seal oli lihtsalt see, et ega meile keegi tõlkima ei tulnud siis inglise keelde. Istusid teenistusel, võib-olla mõni sõna sulle tõlgiti, aga põhimõtteliselt võtsime lauluraamatu, laulisime nendega, proovisime seda oosid ja üüsid ja šaasid ja asju seal kuidagi siis veerida ja laulda kaasa. Mõned laulud olid tuttavad, mõned ei olnud. Kõnest, saada aru, mis kirja kohta öeldakse, Jeremiia või Jesaja või teine Korintuse või ja siis vaatad eestikeelset teksti ja siis kujutad ette, et ma saan kõnest aru. See asi on siis tänaseks jõudnud selleni, et tänase seisuga ma olen Marianne Lund on üks siuke väike koht, 1500 inimest ja seal see väga pisikese Nelipühi koguduse pastor. Mu oma pereliikmed ikka ütlevad, et see on ikkagi ime, et isa jutlustab igal pühapäeval rootsi keeles. Ja see on ime. Kui sa ikkagi keelt ei oska Rootsimaal, ole sa siis kristlane või mitte kristlane. Rootslane ütleb, et sa pead õppima ära rootsi keele, muidu sa siia ühiskonda sisse ei saa. Ja see vaimulik elu nüüd, mida sa nagu küsisid, siis see on alguses tundus nagu okei, aga me teame, et kogu maailm kahjuks on minemas seda teed ja Rootsis on ikkagi asjad läinud viimase 5 aastaga ikkagi väga karmiks selles mõttes, et kui me siin räägime siis värvilise lipu esindajatest ja need on tulnud nagu täiega, algusest tulid siis Luteri kirikusse ja tänaseks on need samad teemad üleval vabakogudustes, vabakirikutes on läinud uksed väga lahti, mitte kõigis kirikutes, ongi siin olid viimasel, nüüd siin mai ja juunikuus olid nende vabakirikute siis kongressist, kõik on olnud, on uued juhtkonnad valitud ja
liitude siseselt on väga keerulised seisud, sellepärast et tõenäoliselt tuleb väga suur lõhenemine. Paljud kogudused lähevad ära nende otsuste pärast, mis on vastu võetud, et ka tegelikult või on see lihtsalt selline deklaratsioon? ei, see ongi niiviisi, et mõned kogudused ikkagi on avatud sellele, et kõik on teretulnud. Kui mees armastab meest, siis mis me teha saame, ikka õnnistame. Aga see ei ole muidugi valdav vabakogudustes, aga on vabakogudusi, kelle pastorid teevad nii, laulatavad. Ma eemalt vaadates panin juba siin aastaid tagasi tähele Rootsis sellist tendentsi, et erinevad vabakoguduslikud liikumised nagu ühinesid liitudesse. Ja kui selline asi juhtus siin meil Eestis, et hakati liitma kohalikke omavalitsusi, et siis liideti Kurt, Pime ja Lombakas, mõeldi, et nii saab terve inimene. Ja nii tundus mulle nagu Rootsi kirikutega, et nad mõtlesid, et kui me oleme nüüd ühes koos, siis me oleme kuidagi paremad või tugevamad, aga tundub, et need ootused vist ei täitunud. Ei, need kindlasti. Ja ega siis ma arvan, et igas koguduslikus liikumises on täielikult piibelikke kogudusi, et me ei saa nagu üldistada seda asja. Aga neid leidub ja mis on kurb, on see, et liitude juhid ei ole võtnud siis nagu seda seisukohta või otsust, et ja küll, kui seal on nagu need üksikud, et nendega tuleb tegeleda, neid tuleb õpetada või julgustada siis nagu tulema Jumala sõna juurde tagasi. Aga mitte võtma nagu kogu liidu nagu latvikusse seisukohad, et me siis oleme tolerantsed. See metsik tolerantsus on see, mis nagu, see hirmutab tegelikult. Et kõik on võrdsed ja ära sa ütle midagi, et sina oled parem. Kuidas Soome poolt see nagu paistab? Soome poolt me peame kõigepealt rääkima riigikirikust, mis on Luteri kirik, mis liigub omas suunas, neil on väga palju vara, nad on varakad, neil on suured hooned, neil on palju maad. See on nagu Laodikia kogudus siis? Ja Rootsis ka, aga meil ta ei ole enam riigikirik. Ja, aga Soomes on riigikirik ja seal on ka võetud selline suund, mis on väga liberaalne. Samas selles riigikiriku sees on ka selliseid ärkamisliikumisi, mis on iseseisvamad ja on konservatiivsed. See nädalavahetus just koguneb peaaegu 84 000 konservatiivset luterlast ühele lennujaamale ja teevad oma suvepäevi. Et nemad üritavad õhku tõusta. Jah, lihtsalt on see, et neid on nii palju, neil ei ole võimalik kuskile mujal nagu koguneda, et lennujaam on lihtsalt kõige parem. Seal on hea parkimine. See on ju vapustav, kui kujutate, Eestimaal me koguneksime Tallinna lennujaama, meie kõik kogudused, et see oleks nagu Õhtulehe väga põnev teema niimoodi, et Eestimaa kristlaskond kogunes Tallinna lennujaama. Ja nad küll Helsingi lennujaama ei kogune, aga Põhja-Soomes või ütleme Kesk-Soomes üks lennujaama annab neile alati siis oma lennujaama, et nad kõik ära sinna mahuks, sest see 80 000 on päris suur arv. Meil Eesti ei ole nii suurt linnagi vist või? Ei ole. Ja siis nemad on konservatiivne ja nemad ei lähe selle riigikiriku asjaga kaasa. Neil on suured pered, neil on omad põhimõtted, aga nad on kiriku osa. Aga Päivi Räisanen on aktsepteeritud või taunitud nende poolt? Täitsa aktsepteeritud, jah. Ma saan aru, et osa kirikul on ta problemaatiline. Sellele konservatiivsele tiivale on nad täiesti nagu aktsepteeritav. Siis on veel üks sarnane Põhja-Soome Luteri piirkond. Nendel olid nüüd suvepäevad nädalaga tagasi ja seal on ka selline ala, tuleb kokku mingi 50 000 inimest. Sama jaanipäeva paiku kogunesid kõik nelipühilased, kes on nüüd ka see konservatiivsem nelipühilased, need oli seal 24, seal 20-30 000 ringis. Aga samas selles nelipühikirikus on ka siis neid liberaalsemaid, kes on siis nagu lahku löönud, kes pooldavad kõike seda värvilist poolt. Ma olin nagu üllatunud, et kui koroona ajal oli mitu aastat suurim nelipühi kogudus Soomemaal oli siis kinni, sest usuti nii väga Dr. Faustit. Seda ma ei tea,
ei ole, aga võib-olla võimalik on nii, aga Soome niipidi, minu lapsed lähevad Soome kooli, seal kohe küsiti, et kas usuõpetust võib neile anda. Ja siis pidi valima, et millist usuõpetust neile võib, kas niisugust konservatiivset või liberaalsemat. Eestis küll nad küsivad, kas teie lapsi võib vaktsineerida. Et usuõpetuse koha pealt nad ei räägi midagi, et ma ei tea, kuidas Rootsis on. ei no seal on ka ikka usuõpetust enam ei ole ja see, ei noh, on see, mis asi, religiooniõpetus või? See, kus nad igast asjast saavad seal mingi ülevaate, aga nii-öelda, kuidas see usuõpetus siis käib ikka piibli alusel? Ja seal käib piibli alusel, seal saab valida, et kui on valid kui valid seal kristliku suuna, et siis nad õpetavad piibli alusel seda. Siis sa võid ateistina niisama religiooniõpetus saada, aga noh, see pool on ka, et muslem saab siis nagu muslimiõpetus, kui ta soovib oma lapsele muslimiku õpetust. No nii peeneks see Rootsi värk küll ei ole läinud, et nad panevad ikka ühe nagu siukse piitsaga, et on see või ei ole midagi. Kristlikud koolid on ja üldse erakoolid on, no kristlikud koolid loomulikult. Erakool on erinevaid, aga kristlikud koolid on täna selle, nüüd on siis see, et nad enam ei saa riiklikku toetust, et kui nad oma rahadega püsima jäävad, siis nad jäävad ja tõenäoliselt nad ei jää, sest see lihtsalt nad ei jaksa. Tundub, et see on võetud selline antikristlik suund. Jah, täiesti. Aga kuuldes nagu Soome numbreid ja võrreldes rahvaarvuga, siis kuidagi nagu suure kuninga linn kaugel põhjas tundub, et see on nagu Taani linnast või Talle linnast üle kandumas üle lahe. Võib-olla ma ilustan siin. Mulle hetkel lihtsalt mul nii selline tunne on. Esimene armastus, aga need numbrid on nagu tõesed, et kui tõesti sinna lennujaama koguneb 84-85 000 luterlast, kes on sellise konservatiivsed luterlased ja eelmised on siis need eelmised luterlased kogunesid 4 pühilaste keskusest, sest nemad ka kuskile mujal ära ei mahu, aga 4 pühilastel on suur õppekeskus Keurus, kus nad ise siis teevad oma suvepäevase, kus on kuskil 20-30 000 nelipühilast koos. No, need on need reaalsed numbrid, et seal on töö vene keeles, seal on töö romani keeles, seal on missionitelgid, seal on kõik selline, see on äge sündmus, sinna tasub minna eestlastel ka koha peale. Kui sa ümerad? Küll tõlgitakse, küll leiab alati mõne eestlase, kes sulle tõlgib. Nii et igas Soome konverentsis on üks eestlane. Ja. Aga nüüd teil on selline Skandinaavia kogemus, siis kas see Jumal on kuidagi teistmoodi Rootsis ja Soomes kui Eestis? Kas püha vaim nagu toimib kuidagi teisiti või on see sama? No ma arvan, ma usun, et ikka püha vaim on see sama igal pool, kus ta toimib ja toimetab. Ma arvan, et küsimus on nagu inimeste näljas ja kas seal on nagu see küsimus, et kas pühal vaimule üldse antakse ruumi või ei anta ruumi. Et Jumalast ja Jeesusest on kõik nõus rääkima, aga vahest siis kolmas isik ehk siis püha vaim ikkagi seal mingites palvetes ja tekstides, kus püha vaim on ikka kasutatakse, aga kas ta on tegev isik kogudustes, see on teine küsimus. Nüüd, kes siis oma kogudust maha teeb, aga ma arvan, et üks asi, mida me liikusime nagu koroona ajal me liikusime ühest kogudusest teise, sest me liikusime kogudusse, mis oli ikkagi lahti ja mis nad lahti olid, neil oli vähe, aga siis nad olid avatud uksega vähemalt. Ja tänase seisuga ma võin lihtsalt öelda seda, et mis kutsub inimesi
täna kogunema seal, kus mina antud juhul pastor olen, siis see atmosfäär ja kui me avame nagu Jumala vaimule, anname maad, ja me ülistame Jumalat, me kiidame teda, me palvetame, meil on 3 teenistust, meil on mingi 8-10 või ma ei tea, vahest on 7 inimest koosolekul, aga no see on nagu väike kodugrupp, aga inimesed tahavad tulla sellepärast, et lihtsalt sellest osadusest ei taha jääda ilma. Ja ma arvan, et see on see, mis oleks siis see magnet. Aga kuna meie väikses linnakeses on ka teine vabakogudus, mis on oluliselt suuremate numbrite ja suurema esindusega, siis ma arvan, et meie missioonipõld on ikkagi need inimesed, kes täna usus ei ole. Peetriga väga nõus just sellel teemal, et ikka püha vaim on sama, aga nälg on see, mis toob inimese kokku. Ja see, kus kohas on sinu fookus pastorina, jutlustajana. See on see baptistide nali, et Jeesus peab taevas nõu, et kuhu ma täna lähen, eks ju. Ja siis ma täna, ühesõnaga käib niisugune arutelu seal, et püha vaim siis nagu peab kõne, et kuhu ma täna lähen. Ei, sinna sellesse katoliklaste juurde ma ei lähe, nad seal ainult teenivad isa. Siis tuleb, et ma sinna luterlaste juurde ei lähe, et seal räägitakse Jeesusest, aga ma seekord lähen baptistide juurde, ma pole mitte kunagi varem seal käinud. Need on head naljad, et siis ometi Soomes nagu tundub, et on luterlasi. Et see ongi see, et kuidas me seda nagu fookust paneme, et kui palju me tahame Jumalaga saada, et palju me tahame nagu liikuda, ega Jumal ei ole nagu ajas nagu muutunud, ta on ikka täpselt see sama, aga see nälg on see, et mis nagu paneb. Me peame ka aru saama, et ka apostlite elu muutus alles siis, kui oli püha vaimu väljavalamise päev. Et ennem seda isegi Toomas, võib-olla üks viimaseid uskujaid, isegi siis ei uskunud, kui ta alles sai katsuda Jeesust. Ja siis tal tuli selline usk ja siis päris murdumine toimus alles 4 pühil, kus kohas tuli vabanemine, julgus, rahu ja kõik muu. Et meie teenistus muidu jääbki selliseks kuivaks ja muuks, kui me ei too Jumala pühavaimu sisse. Siin käies Ameerikas ma olen nagu tähele pannud seda, et on nagu õhkkond on just selline, et sul on nagu lihtne rääkida Jumalast. Tänaval, poes, kus iganes inimesega, eks ole, restoranis, aga mõnes kohas on nagu väga keeruline, eks ole. Aga kuidas te Eestis nagu tunnete? Milline on meie õhkkond? Kui te tulete nagu väljaspoolt sisse, milline see tundub? Ma arvan, et siin on täpselt samamoodi, see on regiooniti. Aga ma ei ole ka nüüd aktiivne evangelist, et ma lähen kohe Rimisse ja hakkan otsima, kellelt nööbist kinni võtta ja Jeesusest rääkida. Ma olen ikka konservatiivne eestlane. Mul oli üks päev selline võimalus, ma läksin poodi ja minu ees oli Kristiina Kallas ja ma lihtsalt ehmusin või ma ei ole isegi õige sõna, aga ma lihtsalt nagu tardusin ja ma mõtlesin, ei või olla. Ja siis ma mõtlesin, et ma peaks talle midagi minema ütlema ja siis ta oli kadunud. Et minu nagu reageerimiskiirus jättis soovida. Aga ma tahaks uskuda, et see on niiviisi, et kohalik kogudus mitte ainult ei loo atmosfääri koguduses, vaid loob atmosfääri ka selles ümbruskonnas. Ma tahaks loota, et see nii on, sest tegelikult on tegemist ikkagi vaimse maailmaga, eks ole. Me kõnnime füüsilises, aga vaimses maailmas on see, kus pannakse siis need jõud nagu paika. Et ma ei tea, on see liiga kõrge jutt, aga selles mõttes ma tahaks nagu uskuda, et see nii on. Aga näiteks Rootsis on nii, et ma saan ühe sisserännanuga või moslemiga ennem jumalast jutu peale,
kui põlise rootslasega. Täiesti veendunult ja kindlalt. Sest lihtsalt see materialismus või materialismi jumal on niivõrd, see valitseb nagu igal pool, et see, aga on ka avatud inimesi ikkagi ja praegu ma näen, et see on kasvamas. On muutumas jah, et inimesed hakkavad rohkem avanema Jumalale. Aga kuidas sina näed, Janek, Eestis seda olukorda meil? No minu jaoks on ka Eesti, me peame jagama Eesti nagu minu jaoks natuke kaheks, eks ju. Ma olen ju ka Ida-Eesti on see, millega ma rohkem kokku puutun. Päris Eestis. Jaa, päris Eesti. Päris Eestis, Virumaal. Virumaal, et siin... Meil käis koguduses ühel arvsal venal käis külas lapselaps ja ta teatas mulle esimese asjana, ta oli 6-7 aastane, et mina ei ela Eestis. Tegin suured silmad, küsin, kus sa siis elad? Ta ütles, ma elan Tartus. Ja siis ma sain aru, mis on päris Eesti, aga vabadus juba siin... Tulles tagasi selle püha vaimu juurde, ma arvan, et kui püha vaim on meie südames ja on pannud meile ülesandeks kuulutada evangeeliumi, siis ei ole ükski rahvus ega ükski maa ei ole meile kättesaamatu ega ligipääsematu. Kui Jumal paneb su südamesse kuulutada Eestis evangeeliumi, siis sa ei peaks mõtlema, mida teised sinust arvavad. Kas seal Maxima poe juures või ei ole, kui see on sinu ülesanne, siis mine kuuluta evangeeliumit, osta oma 200 eurone JBL-i kõlari ja mine pane poe ette ja laula ja tantsi ja kutsu inimesi evangeeliumi juurde. Kui see on sinu töö, siis kui see on issanda töö, siis mitte keegi ei saa selle vastu olla. Kas on Eestis natuke rohkem võib-olla narrimist? Ma arvan, et on küll, jah, sest me 50 aastat sellist ateistlikku vaakumit on inimesi natuke sõgedaks teinud. Neil puudub selline sügavus, neil puudub selline arusaam võib-olla ka kultuurist ja kõigest sellest, et neil ongi võib-olla raske mõista seda vaimulikku, nad ongi harjunud Mikki Hiirt lugema, kui sedagi on harjunud lugema, mitte sügavat vaimulikku teksti. Et siin on ka see, et kus me peame võib-olla kristlastani ise nagu julgema neid samme teha, kuulama ja kuulutava evangeeliumi ja mitte arvama, et kas see on kerge või lihtne. See algab ikkagi näljast, et meil on nälg. Ikka nälg ja iga ohver tähendab, iga selline Jumala kutse võib tähendada ohvrit. See on alati ohver. Jah. See on alati ohver. 12 jüngrist, 11. No 12 jüngrist 1 tegi kohe enesetapu ja siis 10 surid märtrisurma ja 1 suri vanadusse. Aga mis vanadusse oli üksikul saarel? Et nad ja miks meil peaks kergem olema siis? Aga ma näen nagu läbi ajas, et see on muutumas Eestis ka, et selline nälg on nagu tulnud inimestele, et kui seal tänaval ka lähed inimestega rääkima või kuidagi nad seisatavad ja tõsi on, me oleme muutunud väga multikultuurseks, et väga palju on inimesi, kes ei ole mitte eestlased. Aga meie aeg hakkab vist jõudma, et lennuväljal hakkavad lennukid startima varsti, et ka Soome luterlaste suvepäevad lõpevad ja lennuliiklus jälle taastub, eks ole, et aga mida te tahate, et Jumal teeks teie elus selle lähiaja jooksul? On teil mingi igatsus? Et nagu meil on üks laul, kus öeldakse, et üks mees nägi ühel päeval. Eks ole, et mida te olete näinud? Ja üks mees istus aknalaual ja tal oli igav. See on teine laul. See on teine laul ja seda laulu me tavaliselt koguduses ei laula. Ma arvan, see, mis kõige rohkem kurbust tekitab, on see, et kristlik kogudus on mitte siis kõik, aga on neid, kes on hüljanud Jumala sõna tõe ja läinud kõrvale. Minu igatsus on see, et usurahvas võiks ärgata ja parandada meelt. Ja loomulikult mul on see igatsus, et ka need, kes täna ei usu Jumalat, et nad tulevad ärkamisele ja parandavad meelt. Aga minu meelest on see, et me ei saa loota,
et me täidame oma kogudused uute inimestega, kui meie sees on lõhed, nagu 1. Korintuse 1. peatükis on räägitud. Ma olen mõelnud selle peale, et mis võiks olla see, mida ma soovin. Või mida sa ootad sellest Soome ajast? Soome ajast muidugi seal on ju ühtepidi sellised ilmalikud asjad, ma ootan, et pere kõik seal ärme sinna lange, aga tead, ma tahaks imesid näha. Ma tahaks näha, kuidas Jumal kasutab nii mind kui meie pere, et moslemid tuleks usule. Et see, et siis sa peaksid võib-olla Ida-Keskusesse kolima hoopis, et ei, küll me seal ka leiame neid. Nendel igal pool. Ja ma usun, et see on üks viis, kuidas ka moslemite seas võiks ärkamine tulla, et need moslemid, kes on kristlikes maades, saavad päästetud ja nad liiguvad oma kodukanti ja kuulutavad seal evangeeliumit. Amen. Aga võib-olla lõpuks palvetaksime, et Jumal kasutaks teid oma tööriistadena, kus seal olete, et võib-olla Janek sa palvetad Rootsi pärast ja Peeter sa palvetad Soome pärast ja me eestlastena siis õnnistame teid mõlemaid. Ja taevan isa, me täname sind Rootsimaa eest ja me täname sind Peetri eest ja me täname sind selle väikse linna eest ja me täname sind selle eest väikse koguduses, kus 7-8, võib-olla 9 inimest. Jumal, aga me palume sinna, et sinna tuleks rohkem Jumal inimesi, kes on täis sinu püha vaimu, et sinna tuleks rohkem inimesi, kes igatsevad sind ja osadust ja igatsevad Jumal sind kui elavat vett. Jumal, me palume õnnista kogu seda 2000-list kogukonda, kes elavad selle väikses asulas. Jumal, et see kirik tõuseks nagu majakas püsti, Jumal, ja see kirik oleks soolaks seal selles asulas, Jumal, ja me palume, Jumal, et Peeter selle juures, Jumal, kui ta on seal teenib pastorina, oleks täis püha vaimu, oleks täis, Jumal, julgustavat sõna, oleks täis tervendavat vaimu, oleks täis prohvetlikku kõnelemist, oleks täis seda, et ta suudaks keeli tõlgendada ja ise keeltega rääkida, Jumal. Olgu need siis pustukeeled või mingisugused muud keeled, Jumal, nii et inimesed näevad, et imed sünnivad selles väikses kohas. Jumal, olgu see väike koht just nagu Naatsaret, et inimesed küsivad, kas tõesti Naatsaretist võib tulla päästi või küsida, et kas sellest väiksest külakesest võib tõesti tulla Rootsimaale ärkamine, mis voolab, Jumal, suurtesse linnadesse, Malmösse, Stockholmi, Uppsalasse, Jumal, Göteborgi, Jumal, et selles väiksest linnast, Jumal, tuleks see elava vee jõed, mis hakkavad voolama vastu vett, Jumal, nii et inimesed saaksid päästetud, Jumal, ja sinu kogudusega liidetud. Jeesuse Kristuse, meie pääste lunaste nimel. Amen. Isa taevas, ma tänan sind Janeki eest ja ma tänan tema teenistuse eest, ma tänan tema pere eest. Ja kui on ka selline täpselt murdeline punkt just praegu siin nende peres, siis, aga Jeesus, ma tänan ka, et sina tahad teha uut alati, sa teed uut, sa ütled, et unustage see, mis on selja taga ja sirutuge sinna poole, mida mina teile annan, millesse mina teid viin. Ja Jeesus, ma palun ka, et nii nagu sina tihtipeale, kui me loeme Uuest Testamendist ja evangeeliumitest neid lugusid, siis Jeesus, sa küsisid, mida sa tahad, et ma sulle teen. Ja täna on Janek ka öelnud, et ta tahab näha imesid, ta tahab, et moslemid tulevad usule, ta tahab, et nendel on ju midagi on selge, aga midagi on täiesti valesti ja Jeesus, me palume, et sa annad avad uksed Jeesuse nimel ja õnnista neid, õnnista peret, õnnista ta abikaasat, et see kool saab korda ja lapsed koolis ja olgu nad hoitud ka Jeesuse nimel, et sinu valgus võib paista ja sool võib olla soolane Jeesuse nimel. Issand, kinnita neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Siis
õnnistatud aega teile Soomes ja Rootsis. Ootame põnevusega häid uudiseid ja kallid vaatajad, meil oli hea meel, et olite meiega. Olge õnnistatud ja andke teada, kuidas teil läheb.